Tere! Podcast 442 on taas teie ees 179. korda, ma arvan. Ohohohoo, tere! Räägime Eesti jalgpallist, nagu vaata, täna on eriline episood kahel põhjusel, kohe hästi kiirelt räägime sellest. Esiteks, meil on viimane episood Põhjalas. Ma arvan, et me teeme siin kohal väikse aplausi sellele kohale. Kunagi, kui nad meid vastu võtsid, ma ei arvanud ise, et nii pikalt läheb, aga tegelikult praktiliselt 1,5 aastat oleme siin käinud iga neljapäev salvestamas reedest episoodi. Juttu puhunud on külalistega, on ilma külalisteta. Väga timm ja väga fun selles mõttes. Väga palju rõõmu ja emotsioone ja ma tahtsin öelda, et kas pisarad vist ei ole olnud veel või? Ei, pisaraid ei ole, ma loodan, et ei tule ka täna pisaraid, kuigi mul juba tuleb. Ühesõnaga, Põhjal, aga suured tänud, ei midagi rohkem öelda, aga vaikselt liigume uutesse stuudiotesse nii-öelda. Vaatame, kuidas see areneb. Võib-olla kas just järgmine episood, järgmine mitte, aga võib-olla ülejärgmine juba saab juba natuke parema kvaliteet. Vaatame. Ja teine põhjus on see, et meil on külaline, kes ühineb meiega natuke hiljem. Me alguses räägime sinna koondisest ja siis räägime juriidilistest asjadest, millest me sinuga mõlemad oleme suht tumbajumbad. Nii et asjalik inimene selgitab sellistele tumbajumbadele nagu meie teatud asju. Võib-olla jalgpalliliidus siis tegutsevatele klubidele ka näiteks. Jah, näiteks, võib-olla vaatame, kus see vestlus viib. Aga ma ei tea, mis sinuga räägime koondistest, ma tahaks öelda. Ma ei tea, kas sa vaatasid naiste koondist või? No minu vaatamine oli selline pigem nagu pealiskaudne, et Eesti-Iisraeli mängu ma natuke sain vaadata, aga mõlema mängu highlightid ma olen üle vaadanud. Okei, no ma Iisraeli mängu käisin koha peal ja see oli täpselt selline, kui Tallinna Kalev, kuna see oli Kadriorus ka, see oli hea paralleed, kui Tallinna Kalev teeb mingi päeva ürituse, siis tuleb umbes suur rahvamass ja umbes samasugune vibe on ka, vaata, et keegi karjub seal Eesti ja mingid on. Tore oli, ikkagi ma arvan, et paljud ikkagi mängijad, sugulased, sõbrad leidsid tee staadioni, see oli tore. Mis ei olnud tore minu meelest oli see, et algus oli pilet oli nagu müügis ja kui ma läksin ostma, siis täpselt sel hetkel tuli email tasuta koodiga, nii et ma tegelikult läksin tasuta sellele mängule. Eesti jalgpalli tarkuse tera on see, et jätta kõik viimasele minutile, nii sisenemine ega kui pileti ost. Jah, seda jalgpalliliit soodustas, aga Iisraeli nad kaotasid suht kindlad. Bulgaariaga oli siis see mäng, otseselt ju millelegi ei mängitud justkui, aga ikkagi punkti mäng, viimaseks keegi taha lagupis jääda. No tore, et võideti, väga hästi tubli. Tegelikult mõtlen nii, et kuna ma vaatan seda mängu, siis ikkagi nagu, mida jalgpall peab pakkuma, emotsioone, kui sa oled kellegi poolt, siis ma arvan, et sellised lõpulahendused pakuvadki emotsioone, et sa algus teine poolega ootad, kuramus naised, te olete palliga seal, tehk, vaata, nagu ei olnud sellist ühte mängijat, kes võtaks enda peale, aga siis kuidagi hästi see männistades palli ära, triblas ühest läbi ja see andis selle söödu Ternile, kes ka nii mõnigi vend võiks vaadata Premier Liigas, kuidas rünnakuid tuleb lahendada. Väga ilust finisseerid. Ja siis olid vaata, siis tuli mingi kusine penalt jälle see. Ma olen üsna kindel, et see kohtunik oli veits bett seal on ju, aga see selleks. Vaadates, kus juures ka kihlveturul nagu liikumisi. Kus juures ongi Bulgaaria, see läks üli madalaks, täiesti uskumatu. See selleks, me ei taha midagi siin kohas öelda. Ja siis tuli see penalti ja see penalti tirja ka, see oli nagu selles mõttes kirss tordil, et see lisas ka sellele kõigele kogu üritusele, ma arvan, fantastist ja nüüd ma kiidan Eesti jalgpalliliitu, ma olen seda korduvalt kritiseerinud, aga nüüd ma kiidan, et tabati ära, et need mõlemad nii see värav kui ka penalti tirja on head hetke, et tehti kiirelt nendest video, pandi üle 100,000 vaatamise kõikidel platvormidel, ma kritiseerin, et pange Twitteris, igale poole pange, aga see selleks pandi sinna, kus pandi ja loomulikult mängijatel endal on hea, vaata, kõik sõbrad jagavad ja nii edasi, loomulikult nii käibki, vaata, tänapäeval, ma ütlen, et sotsiaalmeedia on kõik, aga see on suur osa tänapäeva jalgpallist ja nii see käib. Isegi ilma selle penalti tõrjeta ma tahaks nagu Eesti koondise väravahti käpad küll nagu nende kahe mängu eest, kus juures kiita, et mina, kes ma seda nagu hästi jalgpallis ei ole võib-olla nii suur ekspert ja ei oska, ma ei tea, mängijate individuaalselt nagu taset võib-olla liiga hästi nagu võrrelda kas või rahvusvahelise tasemega, aga kui ma võrdlesin kas või Eesti väravahti selle Bulgaaria väravahiga, siis ikka väga kõrge tase oli minu meelest oli Eesti väravahti. Ja Iisraeli ka tassis päris mitu korda. Et väga häid tõrjed seal, et sa tõid selle Terni finisseerimise, et Premier Liigas võiks mõni mees võib-olla õppida, siis
ma ütlen ausalt, nii mõnigi Premier League'i väravat võiks ka nende tõrjete pealt midagi kõrva taha panna. Ma tean, kellele mõtlen, aga ma ei hakka seda nime nimetama. Ühesõnaga, no tublid võitsid selle Chevalda esimene punkti peale võit ikkagi. Ma arvan, et oleks ka, vaata Narraku kõik kaotad, et väga hea, noh, super. Üks asi, mida ma tegelikult tahaks välja tuua nagu meeste jalgpalli üle, see oli Iisraeli naiskonnal. Mõlemad mängud, mis ma olen nüüd jällegi, ma ei ole kogu 90 minuti jooksul neid mänge vaadanud, aga mis ongi rahvuskoondiste nii-öelda üks väga hea võimalus, kuidas olla ohtlik vastastele. Saadad olukorrad. Väga pullilt Iisraeli naiskond mängib need mõlemad mängud, et kus Eesti olid selgelt hädas nendega, et ma tahaks ka seda nii Eesti naistel näha, kui ka Eesti meestel näha, et meile kui väiksele riigile saadad olukorrad, mingid põnevad kombinatsioonid võiks väga hea relv olla. No, siinkohal tegelikult ju mäletad seda, kui Henn alles tuli, me võitsime Aserbaidžaani, mäletad, see on küll otseselt standard olukord, aga see lahti mängimine vaata, see oli ka nagu mingi osa sellest, et siuksed väiksed asjad, kus sa üllatad vastast, need töötavad loomulikult, et meil Joel Lindermitte teeb oma tööd, ikkagi on näha, et teeb, on ju. Aga jah, et Iisraeli naiskond tõesti, nad esimene mäng, kuskil kevadel mängisid vist, seal ka löödi 2 väravat standardolukorrast ja ei olnud nii, et lihtsalt nagu, aga mängitigi lahti. Ja nüüd ka olid päris head kombinid seal, et on asi, mis teinekord ongi loovad erinevust, vaata, sa lööd selle esimese värava ära, okei, Kadriorus nad ei löönud standardist esimese, aga ikkagi nad nagu lahendasid hästi. Nii et jõudu tööle, kahju ainult, et see meistriliiga mäng nüüd on kohe neljapäeval, nüüd see on päev, ma ei saa aru, ma lihtsalt ma ei mõista seda, et nagu sul on koondismäng teisipäeval ja neljapäeval sul on meistriliiga, no kujuta ette, isegi vahet ei ole, kui sa isegi arvad, et sealt ei tule, kuidas ma saan seda aktsepteerida, kui meil näiteks mängiks meestekoondis teisipäeval, neljapäeval oleks, ma ei tea, Tammeka versus, no mis iganes klubi, noh. No Trans näiteks. No see ei ole ju aktsepteeritav. See oleks päris suur skandaal ikkagi. Vot, aga siin on lihtsalt see slotti vabaks ilmselt esiliigast ja teeme ülekand. Nii, meestekoondis mängib Iisraeliga. Ma ei tea, siin ma ei tea, kuidas seda lahti arutada, aga Iisraeliga Norraga tegelikult, me ju enne Norra mängu meil ei ole episoodi. Et võib-olla küsiks üldse niimoodi hästi siuke, mis tunde on tüüpi küsimust, et mida sa ootad, Mario Tromp? Ma ootusteni võib-olla jõuan mõni lause hiljem. Ma alustaks juba sellest, et huvitav on näha minu jaoks seda, et kuidas taustal toimub presidendivalimised mõjutavad seda koondise valmistumist, võib-olla mingid nagu selliseid, ma ei tea, võib-olla isegi tiimisiseid suhteid ja asju, et paratamatult see on nagu polariseeriv teema, et võib-olla kui ma mingi nagu ajaloo mõttes üldse oskaks nagu ühe koha tuua, kus meil selline väline tegevus nagu jalgpalliväljaku kõrval on nagu väga aktuaalne olnud, siis oli tegelikult see paratamatult oli see Konstantin Vassiljeviga seotud case'id. Ja kui ma nüüd nagu õigesti mäletan, siis need tulemused seal nende suuremate asjade kõrval olid nagu pigem halvad. Et praegu me näeme ka koondis, et mingid mängijad, võtmemängijad on tulnud isegi nagu Team Klavan kampaaniaga liitunud. Ma usun, et kindlasti on meil Eesti koondise jalgpallureid, kes arvavad, et praeguse presidendi ja praeguse juhtkonna jätkamine oleks Eesti jalgpallile kõige mõistlikum. Ma arvan, et seal on vendi, kellel on suht suva ka. Ja on kindlasti mängijad, kellel on suures plaanides on tegelikult ükskõik, et nad mängivad jalgpalli ja nad muude asjadega ei taha tegeleda, et minu meelest on nagu huvitav, et kuidas selline asi võib mõjutada, et räägime mujal maailmaski, me teame, see on nagu näited, et kus ma ei tea, erinevast rahvusgrupid on vaja kokku panna, et tegelikult Eestiski, et eestlased ja venelased olid vaja nagu kokku panna üheks nagu võistkonnaks, et jah, minu jaoks on nagu see põnev küsimus. Kas sa arvad, et see hakkab üldse mõjutama seal võistkonna sees või? Ei, ma ei oskagi öelda. Mul lihtsalt nagu huvitav näha. Austaldes ma pigem arvan, et see hakkab üldse mõjutama. Mis sa arvad, et nad mingi et kelle poolt sa oleksid? Ma oleks Klaavan ja Maks Pohlak, kas lähed kaklema või? Ei, nad ei lähe kaklema, aga ma olen täiesti kindel, et koondise laagris aktuaalsed teemad on jutuks ikka, et neid asju arutatakse, et tegemist on enamasti täiskasvanud inimestega, üks mängija vist on meil alaealine, kellel isa ei lubanud avalikult ka sõna võtta, mis on kusjuures ma olen seda me oleme sinuga seda ju arutanud ka, et mina ka arvan, et okei, Hein on juba nagu mingi staatusega ja ta mängib välismaale suures klubis, aga piltlikult öeldes mingid 20-aastased nagu koondise mängijad ei peagi seda kommenteerima, nagu ei peagi mingi arvamust avaldama, ei peagi need olema liidrid, kelle järgi minna, et Hein nagu varu kapten üldse liidrina, jumal okei, käib täitsa okei. Minu meelest Karol Metsa, keda ei ole praegu koondises, tema arvamust nagu oleks huvitav kuulda. Ma ei tea, Henri Anjer näiteks kogenud mängijana, kes seal veel on siuksed... Joonas Tamme ka praegu muidu. Joonas Tamme ka ei ole, aga tegelikult
ei ole, mina näiteks fännina ei arva, et iga mängija peab tulema mingi, et nüüd ma pean, et iga mängija peab oma arvamus välja ütlema, et selles mõttes ma olen täitsa isegi nõus Marko Kristeliga, kes ütles oma pojale, et ei ole vaja seda. Ja, ei, loomulikult on alaealisel eriti, aga ma olen nagu selles mõttes, mul on tegelikult nagu hea meel, et mul oleks ka tegelikult hea meel, mul oleks hea meel, aga ma täitsa mõistaks isegi seda, kui meil oleks nagu mõni koondslane, kes tulekski, okei, Poolakul ei ole seal mingit särgikampaaniat ja üldse ei ole kampaaniat. No aga alati saab teha. Aga kui näiteks mingi mängija tulekski ütlema, ajakirjanik küsib siis või mida iganes, et ta ütleski selgelt välja, et mina arvan, et Eesti jalgpallis on nagu asjad on väga hästi, et ma tahaks, et jätkaks. Ma nagu täitsa austaks nagu selle julguse eest. Et minu meelest oligi tegelikult üli nagu äge, mida ma ootasin ka selle valimist, et paratamatult minu jaoks need jalgpallikoondused ja eriti just need võtmekoondused, nendel on ka ikkagi mingi vastutus minu meelest Eesti jalgpalli ees, et okei, nende hääl ei ole siis võib-olla valimistel nii tähtis kui mingi Narva Piljardiklubi oma, mis on muidugi nagu kahetsusväärne, aga selles mõttes, et neil see vastutus, ma ütlen jalgpalli ees ja jalgpalli arengu ees on kahtlemata, et mul on nagu väga hea meel, et meil olid julged sirge sellega mehed, kes olid valmis välja tulema. Kui Kostja mängiks praegu, mis sa arvad, tema käest ju kindlasti oleks küsitud. No kindlasti oleks küsitud, jah. No ta oleks rahu poolt olnud, ma arvan. Okei. Peaasi, et mingid rahutusi ei oleks. Jah, et näiteks Rohkem ei läheks 2 kandidaati. See on ka üllas soov sellest. Ma olen ka selle poolt tegelikult pigem. Ja tegelikult, ma ei tea, show mõttes ju väike müks võiks ikka olla. Tegelikult oleks üldse põnev vaadata, kes peale jääks. Ma arvan, et Aivar üldse nii nõrk tüüp on. Sina, kes hindab praegusugust erinevat meelelahutuslikku sisu, siis sina kindlasti ei tahaks mingit aksidenti seal näha. Aga okei, mis sa ootad siis? Aga ootused? No ootused on ikka ju paratamatult, et kui me jätame nagu need Moldova mängud kõrvale, siis esimene Iisraeli mäng on ju see mäng, kus me paberil endast tugevama vastase käest peaksime nagu mingid punktid saama, et kui me tahame mingit sammu edasi teha, et see on see koht. Aga ega need ootused seoses erinevate vigastustega... Kas kui vigastus ei oleks, kas ootused oleks kõrgemad? No ikka oleks paratamatult, ma ütlen, et no ootused ju tekivad ikkagi mingitest positiivsest uudistest või negatiivsest uudistest. Vaata, kui meil siin kaitseliinis ja mängijad jäävad kõrvale, siis see tekitab ju, ma ei tea, mingid negatiivsed mõtteid. Panem lisasin juurde, et meil äärekaitset põhimõtteliselt nagu üldse ei ole ja et siis natuke seda ootuse oluliselt... Kuule, aga Martin Miller paremal või? Parem kaitse? Ei, mul on alkohosses olemas. Okei, selleni me jõuame veel. Okei, no ma kusjuures... Aga Snatale muidugi ma lähen jah selle tundega, et noh, ikkagi ju punkte mul on ootus üleüldsed ju koondisele, et me järk-järgult teeksime mingi sammu. Pärast Moldovat ma ütlesin, et ma midagi nagu näen, pärast mitte ainult Moldovat, aga Iisrael pluss Moldovat, ma midagi nagu näen, et kuskil nagu pandi juurde natuke. Oota, ma juba näen su mingit kuredi nägu, rahu. Aga eesnäa minu üldine ootus on see, et nagu väike samm, kas või väike samm. Ja nüüd kodused mängud, kodune mäng Iisraeli minu arust väga tähtis, et kaitseks ja mul on tegelikult väga põnev näha, kuidas see üldse ära lapitakse, aga ma tahaks näha, et me ründame ka Iisraeli vastu, aitab küll nagu, kas me läheme jälle enda poolele või nagu on see plaan, seda ma väga ei tahaks näha. Norra vastu, mul on väga suured hirmud Norra mängu ees väga nagu nende ründeliin ja meie kaitseliin, ma arvan, et ma hakkan varsti õudusunägusid nägema, et ma tahan viisakaks jääda, et jääme viisakaks, et reaalselt ongi siuke, nagu imelik on öelda, ma ei hakka siin karjuma ja võit, jääme viisakaks, ongi see ja kui hakkabki mäng võib-olla, ma ei tea, algust peale võib-olla minema, laseme värava, ärme pead nurgu lase, see on kõige, ma ei taha seda jälle Rootsi 0-5 ka vaata, seda ma ka ei taha. No, mis see viisakas on siis? 0-3 on viisakas olla? Ei, ma arvan, et see mängupilt on pigem see, mida ma mõtlen, või nagu selline, tead, jällegi see Rootsi, oli lootusetus, lihtsalt kuidagi nagu oli selline tunne, et viskasid kätt vaata, et vahet ei ole, et nad löövad palju tahavad, vahet ei ole, me ei suuda enam ja ma ei taha, et mingit jõuetuse tunne tekiks nagu mängijatel ja fännidel. No sa tõid selle nagu selle Rootsi näita, et Rootsi on meil siin kõikides valiksarjades, mis me oleme Rahvuste liigas ja kus me iganes nende viimased mänginud oleme, saata nende mängudega oli ju kogu oli selline tunne, et ükskõik, mis seal väljakul võib juhtuda, tegelikult punktilootust ju kordagi nagu ei tekkinud, kuna see taseme vahel nii üüratu. Reaalse inimesena ma saan hetke praegu olukorras aru ka, et tegelikult Norra vastu meil ka punktivõimalust ei ole. Aga Iisraeli nagu see võõrsil mäng, seal tegelikult me nägime ju ka seda, et paratamatult Iisrael on meist ju kvaliteedi mõttes on ikkagi... kõrgem on. Kõrgem on, aga seal on ikkagi nagu realistlik oodata seda, et kui asjad õnnestuvad, siis sealt on võimalik nagu punkte teinud. Ei, ma räägin, see, et nad meid ära surusid suht esimest poole keskel, kui ma õigesti mäletan, siis oli... 70 äkki, jah, siukest.
ei, suht esimese poole lõpus oli juba avarii, aga point on selles. Sa mõtled mänguliselt? Ja mänguliselt ja mitte skoorist, aga mänguliselt. Aga seal vähemalt alguses sa nägid, et Henn, seal oli selge plaan, ma sain aru, kuidas me Eesti koondis, kui õnnestub, et kuidas me nagu, ja see Baskotši värav ei olnud see plaan iseenesest, see lihtsalt värav tuli nii, aga ma nägin, kuidas rünnakud tulevad. Et kui meil nagu üldse seda ei ole, siis on nagu pahasti kodumängus Iisraeliga, et see on nagu väga pahasti. Et kui see on, siis vaatame, ega nagu Markus Jürgensonile meeldib öelda, vaata võõrsil ja kodumängud on 2 erinevat asja, et Markus Jürgensonile meeldib ka öelda, et 5 minuti kaupa võtta, vaata, et kui sa oled juba... Mida võtta, väravaid või? Ei, kui sa 15 minuti vaat seal juba Norra vastu 0-0 peale, siis võib hakata unistama vaikselt, mis on muidugi õige põhimõte, et tulebki mäng nagu selleks väikesteks tükkideks. Aga oodata on tegelikult ju mingit rahvahulka ka isegi ju. Sest et Norra, ma vaatan, piletid on päris hästi müügil, sest tuletan meelde, meie see staadion ei mahuta tegelikult 15 000, nad ei müü kõiki 15 000. Ja praegu on vist mingi circa 9 000 välja müüdud Norrale ja Iisraeli minust 6 000 välja müüdud, mis on ka täitsa viisakas, ma ütleks, täitsa viisakas tulemus reede õhtu ja mis see ikka. No reede õhtu muidugi soosib. No kui sul on 6 000, ma pole ise neid piletilevi müüginumbreid vaadanud ja seal uurinud hetkel, aga ma ei tea, kui sul 6 000 on juba siin nädala keskel enam olemas, siis võiks ju eeldada, et mingi 7-8 000 on kindlasti statal, et mis näitab, et jalgpall ikkagi ju siis läheb inimestele korda või? Mis on Mario Trombi siis ideaalne koosseis? No, Mario Trombi ideaalne koosseis on jätkuvalt sõltumata sellest, et me 4-4-2 ei mängi, on jätkuvalt 4-4-2, et tuleb traditsioonidele kindlaks jääda. No hei, märavas. No jah, milline üllatus. Milline üllatus. Kusjuures see on tegelikult, mida ma ei uskunud, et ta pärast vigastus saab seal Hispaanias veel ma arvasin, et seal võetakse mingi noor peale, vaata, antakse talle mänguaega, aga... Väga veider, et anti, aga Eesti koondise jaoks on see muidugi väga tervitatud, et ta oli ikkagi mingi nagu... Võib-olla seal oli Arsenali Madridi mingi omavaheline see, et olenemata sellest, et mis teie enda mingid mõtted peas on, et kui ta on terve, siis ta mängib. Võib-olla seal on mingi suhke klausel. Klauslid, seal on võib mitmed olla. Aga ühesõnaga, Hein väravas, vasakkaitse mul Schöning Larsen, keskkaitses on mul Kuusk Baskotši, paremakaitse Sinjavski. Väga hea. Poisile tuleb anda kohe proovidi. Eelmine kord ma juba rääkisin, et Iisraeli kõige tervam mängija on see vasak äär, kes see Red Bull Salzburg. No siis ongi väga hea, täpselt see Sinjavski siin topitada. Sinjavskile paneme pinget peale, tõestagu ära, parem kaitses seal. Paremat varianti, kui see ma hetkel... Pärast 100 mängu saad aru, see Bohemians revib selle lepingu pooleks, ma arvan. Nii, keskväli mul on siis Keit Shane, vasakule läheb mul Jepichin, paremale Jakovlev. Miks mitte vastupidi? Mulle meeldib kuradi Jepichin vasakul parem, tal on lõõk on parem lõisk. Jakovlev las kuradi ma selja täpselt parema kõrest. Ja ründes on mul siis Sapinen Tamm. Okei. Nii et sa tahad ka nagu 2 ründega peale minna? No ma tahaks ikka, jah. Räägin, mulle meeldib selles mõttes, et loomulikult meil seal keskväljal on võib-olla isegi, valikuid on tegelikult oma jagu seal keskväljal, keda sinna panna. Aga ma tahaks jah kodumängus küll. Ma tean, et me tegelikult oleme 4-5-1 lõpuks ja lõpuks on Tamm seal ees. Ei, aga nüüd võtame meil kohvipaksu ei ole, meil on vesihend. Et oleme nüüd Jürgen Hennit, transformeerume Jürgen Henni, Joel Lindermitte ja kogu treeneristaabi sinna ja paneme nüüd teeme päris ennustuse, vaata. Mitte Epicbeti ennustus, aga siukse ennustus, et no väravat kattub on ju Hein. Siis Schöning Larsen tõenäoliselt mängib on ju, sest et sul lihtsalt ei ole neid vende seal võtta. Kindlasti mängib Märten Kuusk, absoluutselt kindlasti. Ja kindlasti mängib Baskotši. Kas sa arvad, et ta mängib keskkaitses ikkagi? Või ta pannakse paremasse? Okei, ma pean nüüd natuke ümber mõtlestama oma seda rolli. Ja nüüd sa oled Jürgen Henn. No, Jürgen Henn mulle tundub ka, et mida rohkem nagu neid koondisakneid on olnud, siis ta tegelikult juba tahaks Baskotši kasutada keskel. Ja Baskotši on keskel kindlasti parem, kui ta on äärekaitses. Aga mis oleksid alternatiivid üldse, et ääres tegelikult ei ole ju mängijad ja Sinjavski panek on siuke 50-60. Alternatiivid on see, et Schöning Larsen läheb paremale, Saliste läheb vasakule või siis tõesti Martin Miller läheb äärekaitsesse, mida ma tegelikult pigem ei usu 4. liinis. Ma arvan, et valikud on see, et kas Saliste on siis vasakul ja Schöning Larsen on paremal või tõesti juba Sinjavski lükatakse äärekaitsesse või siis lükatakse Baskotši äärekaitsesse ja keskkaitse moodustavad Tõugjas ja Kuuskna.
nii et vot Google tahtsin öelda, sina arvad, et tõugjas võiks olla see järgmine valik nii-öelda pärast Paskotšit ja... Keskkaitses, jah. Okei. Väga, seda ma tahtsingi teada. Tõuges on kindlasti eespool, selles mõttes ma arvan ennil kui näiteks Lepistu või Tammika. Nii et Schöning, Larsen, tõugjas, Kuusk, Paskotš. Näiteks selline nelik võiks olla Türitsid. Nii, ja nüüd sa arvad, et 4-5-1 on ikkagi? No 4-5-1 ikkagi, jah. Kes, no ma arvan, et nii Shane kui Käit on mõlemad sees. Jah, ma arvan, seal ei ole mõtet kahelda. Kes see 10 on siis või kes mitte Soomets või? 10 on Shane. Shane on 10 ja... 10 on meil Shane ja ütleme, ma arvan, et keskele tuleb võib-olla isegi Poom, ma arvan. Võib-olla isegi Poom hetkel oleks enni valikna. Okei, aga kes, ma tulen nüüd korra, ei tule. Ääres, mis sa arvad, et siis on Sinjavski ründes su arust Henni juures? Sinjavski ja siis Sinjavski ja Jakovlev siis tuleb ikkagi, jah. Ja ründes Tamm või? Ja ründes Tamm, jah. Okei, aga sinu koosseis juurde tagasi tulles, et sul on, sa ütlesid, Käit ja Shane on keskel, kes lõhkuma hakkaks? Ei, mul ei olegi lõhku, et meil on loojata viskond. Niimoodi domineerime seda seal, et ei no Käit on viimasel ajal 6 peal üldse tagunud Rumeeniatele, et no, selge. Ta võib igal pool olla, vahet ei ole. Ma ei nurise, ma lihtsalt küsin täpsust. Nii, meie fantastiline sponsor EpicBet ka, Iisrael võit 1.56 ei olegi nagu nii veenev. Ei ole midagi nagu nii hullu ju. No ehk kui me mõtleme selle nurga alt, et Rahvuste Liiga A-divisjoni võistkond, kes seal võõrsil tegelikult igal pool nagu isegi võõrsil või see kodus on Iisrael alati tugevam olnud kui võõrsil. Aga ütleme selline, võib nagu mõtlema panna see koefitsient. Eesti early win 6.30, kui lampi lööme 2 väravat alguses, see on korras ju. 6.30, aga no see, et Eesti ei kaota on 2.54, mis on siuke pigem, et kaotame. Aga... Koefitsendid ju näitavadki seda keelt, et Iisrael on ikkagi selge favorit. Ja kõige tõenäolisemad väraolejad, sa saad kohe õppida. Kas sa tead oskad sa nimetada mul ühte Iisraeli mängijat nimepidi? Oskar Klauk. Selge. Kõige tõenäolisemad väraolejad enne, kui tuleb Rauno Sappinen, kes on Eestis siis kõige tõenäolisem. Kusjuures Alex Mattias Tamm, KF 4.50 ja Henri Anjer 4.25, kindlasti Alex Mattias Tamm on tõenäolisem kui Henri Anjer. Ma üldse panekski praegu Alex Mattias Tamme värava, sest ma arvan, et tema alustab, mitte Sappinen. Kas mul on feeling ka, et Alex lööb värava seal, et ma isegi kindlasti panen selle... Vot, aga nüüd õpime Iisraeli koondist, fantastilist Iisraeli koondist. Tai Baribo, Den David, Dor David Turgeman, Lil Abada, Manor Solomon, Oskar Gluch, Jarden Shua, Dan Biton, Eliel Perets, Don Perets ja siis tuleb Rauno Sappinen. Ta kuradi terve koosseisu nime, no ilmselt seal on mingid ründajad, varuründajad ja siuksed on. Aga päris, tead mis ma... See 10 nime oli lause, jah. See on kõik keskpoolikud on keskpool kui Eesti ründaja. Jah, aga kas sa tead, ma loodan, et see on siin. Siin peaks ju mingid kaardid, ei ole veel kaarte või on või? Ei ole kaarte veel. Ma lihtsalt huvi pärast tahtsin, kes on kõige tõenäolisem. No Kevar on esimese mängu jätab kaartidega vahele. Ja Kevarit ei ole. Et ja no Norrast me ei saa selles mõttes rääkida, et seal oleneb Iisraelist ja nii, aga mis mina ütlesin enda lootused, mis sinu lootused Norral on? No ega mul siin midagi tarka nagu lisada ei ole, et ma arvan, et mina nagu seda... Sina tahad Haalandit näha ikkagi, et Haalandi särki on see lootust. Ja, ma tahtsingi just tegelikult nagu sinna jõuda, et ma nagu see fänn ei ole kunagi olnud, et mind on nagu saarmängijate vaatamine juba nagu põnevust pakuks, et mul on tegelikult suht suva, kas see mingi Haaland on seal või seal ei ole Haalandit, et häid mängijad on alati muidugi hea vaadata just nagu, et sellepärast, et nad on mingi staarnimed, vaid sellepärast, et kui keegi mängib hästi jalgpallis, seda on alati ilus vaadata, aga ma pean suga nagu selles mõttes nagu nõus olema, et ma arvan selle Norra mängu võtmesõna on see, et sirge sellega saaks sealt väljakult ära tulla. Kuule, aga ega meil midagi vist koondisest ju lisada rohkem ei ole, et kutsume teisi lihtsalt vaatama. Vaatame, jah. Oota, ma teen, kui siin kiire üleskutse ka ma lubasin siin jällegi ma bossidele, et kes tahab nagu jalkapäeva siis pikemalt teha, kui ainult see 2 tundi väljakul, siis soovitan nii reedel kui esmaspäeval alates siis kella 6 Olipet Bar Grill koguneda. Fännidel on seal erihinnad ja 19.30 siis Vabaduse väljakult on ka rongkäigud A Le Coq Arena'le, et on võimalik Eesti fännidega siis juttu ajada, puhuda, muljeid jagada, võib-olla ka presidendi valimistest arutada, võib-olla mingeid aktsioone mõelda, mida iganes, et tulge veetke päev jalkafännidega ja ma arvan, et jalka on põnevam kui ainult see mäng seal. Mina tuletan meelde, et meil on 21. juuni
on see 21 juuni, on ka väike, ei see on ka 20 juuni on see laupäev. Või 21 juuni. 21 juuni laupäev on meil ikkagi ka tribüüni kokkutulek, et pange kirja. Ma tean, et kogu Tallinn ja kõik lähevad minema suurtest linnadest, aga... No, mina olen viimast päeva Tallinnas selle ürituse nimel. Mina olen ka ainult selle ürituse nimel. Et kõik on oodatud ja kui tahate rohkem infot, siis te teate, kust kirjuta keele poole vastama. Aga nüüd teeme Magicut ja räägime teisest asjadest nüüd. Hopsti hop. Ja nagu taksti, meie kõrvale ilmuski külaline, nagu mõtlesime episoodi alguses. Tere, Andri. Tere. Meil on vist üldse esimest korda, kui külaline tuleb paberiga. Ei, kui suures esimest korda ei ole, kunagi käis Kalle Paas, ma mäletan, ta oli ka üli ettevalmistunud. Vabandust su eest, tal oli, kõik lood olid välja kirjutatud, jumala hea episood oli, soovitan. Panengi vist siia niimoodi kuhugi, et kuulake üle. Aga nagu me episoodi alguses ütlesime, et meil on vaja juriidilistest küsimustest aru saada, teatud mõttes on natuke võib-olla vabamas vormis rääkida, aga ka natuke ka sinobi, et hästi kiirelt, kuidas sa jalgpalliga seotud ja mida sa teed igapäevaselt? Mina olen jalgpalliga seotud alates enne esimest klassi juba läksin Ooperi jalgpallikooli ja sealt on tulnud hunnik koondislasi, praeguseid endiseid ja sealt tuli see arvastus ja arvastus on nüüd kantud sinna. Sa pead alati nimesid ütlema, kes on need vennad, kes sealt teie lennust tulid? Mina mängisin kunagi Mihkel Ainsaluga koos. Minust noorem on teist Roosnupuga mängisin trennimängi koos, kunagi oli. Äkki Andre Järva vist A-koondisesse ei saanud, Jan Kokk äkki sai kunagi A-koondisesse. Paar mängu sai, jah. No võt, A-koondis vist rohkem ma peast praegu ei ütle, aga hästi palju noortekoondised, Kauberid, Saarlased, kõik. Okei. No soliidne nimekiri. No võt, aga mina olin alati see, varupalli, varupumpe. Ka sellised meie on vaja, kes sekkuvad pärast muudes sfäärides jalgpalli. No võt, täpselt, on ju. Ja aga see armastus jalgpalli vastu on jäänud ja käin sageli jalkat vaatamas nii Eestis kui välismaal. Ja oma tööalaselt ma olen vandadvokaat, advokaadibüroos levin ja spetsialiseerin kriminaalasjadele, aga tajun ka kõiki muid. Siis sa oled õiges episoodis, õigel ajal, õiges kohas. Okei, tegelikult me vaatame seda. Aga hästi, siin on lihtsalt, me eelmise episoodi tegime Alex Mattias Tammega, me tegelikult ei jõudnudki ühte asja lahata, aga ma alustaks kronoloogiliselt liiguks tagasi, et siin tuli nüüd asi, et see tuli välja, see tegelikult ei ole mingi asi, mis juhtus nüüd, juhtus eelmine aasta, aga nüüd see tuli välja. Flora siis tahtis pakkuda Nõmme Unitedile lepet, nagu nad ütlevad, minu jaoks, ma kasutaks teise sõna, aga ma üritan praegu ettevaatlik olla, meil on ikkagi jurist külas. Et ühesõnaga mingi leppevärk oli ja siis Eesti Jalgpalliliidu juht vahendas seda läbi FC Flora emaili, mis on minu jaoks kõige suurem debiilsus, aga selleni me jõuame. Nii. Võtame kiirelt segaks korra vahele sõnu sellele, et Eesti Jalgpalliliidu juht, enne kui me jõuame nagu juriidilise poole peale, siis minu meelest see ongi parim näide Eesti jalgpallis, kui mees istub kahel toolil. Seda kirja minu jaoks ta ei vahendanud kui Jalgpalliliidu juht, vaid kui FC Flora töötaja, mida viitas ka see, et ta kasutas FC Flora emaili, ehk siis mees, kes vastutab karjääri planeerimise eest Flora noormängijatel. Ja see minu meelest see ongi see probleem seal, üks osa sellest probleemist. Ma hüppan korda järgi ja tegelikult sai nii ja sai Nõmme Unitedi pool ka aru sellest. See näitabki seda, et see ei ole ainult sinu peas ega kellegi teise nagu kujutanud, vaid teine pool sai ka nimisi aru, et Aivar tuli Flora nimel seda asja läbi rääkima. Kas, kui ma räägin nüüd juriidilist, kas see on mingi argument, ups, ma kogemata või mis iganes või mis vahet on või see juriidilist ongi suht paigas, mis emaili alt sa saadad midagi? Ei, selles mõttes see näitab see, et FC Flora seda saab kasutada ilmselt hiljem tõendamaks seda, et sa oled ilmselgelt veel seotud Floraga. Ja seda ka, et siis Nõmme United ei võtnud seda kuskilt tühjast kohast, et ta esindas, et neile ei mulje, et ta esindas Flora huve ja Florat kui lepingu poolt seal. Et see e-kirja, see aadressis, see on siuke, ütleme, kaudne tõend, see näitab otseselt ära, et näed, Siim Pelle ja Aivar leppisid kokku, aga see viitab sellele. Okei, selgelt. Nii, ja nüüd konkreetselt selle leppe juurde, mis nagu alustame võib-olla natuke juriidilisemast poolest, et kuidas see nagu välja näeb juriidiliselt, kas see on nagu hea või halb või mis asi see on? Ma kõigepealt ma teen selle juriidilise disclaimeri ära, et mina ega teie ei saaks hiljem pauku.
Aivar Pohlak, Jalgpalliliit, ESC Flora ei ole kurjategijad ja nende me pole seda väitnud. Süütuse presumptsiooni me austame ja ainult pärast seda, kui kohus teeb jõustunud lahendi, saab neid pidada kurjategijateks. Küll aga, nagu iga hea lause küll aga. Ja olukord muutub taas. On nii, et see, mis ajakirjanduses välja tuli, sealt saab teha päris palju päris jõulisi järeldusi. Üks järeldus on see, et Flora ja Nõmme United, Flora siis pöördus Nõmme Unitedi poole, Nõmme United väidab seda. Et kuulge, et me peaks kokku leppima mingites reeglites. Ja siis toimus videokõne järgselt, siis tehti see leping, nad ütlevad küll mitte juriidiline, aga see oli selgelt näha, et kokkulepe, et nagu mingites asjades taheti kokku leppida. Ja seda mitte suruti, vaid siis pakuti Nõmme Unitedile, et kas te olete nõus sellise asjaga. See, mis seal kirjas oli, see on õpiku näide kartelli kokkuleppest. Kartelli kokkulepe on konkurentsiõiguslik termin, mis tähendab seda, et kaks turuosalist ei tohi kokku leppida selles, et nüüd meie hakkame tegema koostööd ja teeme sikku kolmandatele tüüpidele. Ja see on täpselt see, mis siin toimus, sest Nõmme United on ju ajalooliselt Eesti parim kasvatajaklubi. Jalgpalliliit soosib ja tahab, et kõik klubid, mitte ainult suured, vaid ka väiksed, tegeleksid oma KTM-idega. Selle kaudu siis aitaks kaasa kogu Eesti jalgpalliturule. Ja kuna KTM-id on kohustuslikud kõikidele klubidele, nii Premium liigas kui allpool, siis see mõjutab ka kõiki klubisid Premium liigast allpool. Ütleb, et Nõmme Unitedis mingi tüüp enam Vitsi tahab minna alla või tahab minna Flora uueks liistuvast näiteks. Selle kokkuleppe järgi peab enne rääkima läbi mingid tähtsad tanud ja tädidega. See on see, mida ei tohi teha. Ja selle näitamisest, kui suur jama see on, kui seda nii tõlgendada nagu kirju vaid. Pluss siis treenerid ka veel, mis on nagu üldse vaba liikumine töötajatele. Ma tahtsingi jõuda on see, et samal päeval, kui see asi välja tuli 2. juunil, tegi Euroopa Komisjon 329 miljonilise trahvi kahele toidukulleri ettevõttele. Selle eest, et nad tegid muid asju ka, aga üks sellest osast oligi see, et töötajaid ei tohi üle võtta teise selja taga. Täpselt see sama kokkulepe, mida selles paberis kirjas oli. Et see on tõsine asi ja kui see nüüd seda uuritakse, tuleb välja, et tegelikult taha oligi selline, siis ütleme, et jamasti on. Kuule, aga Flora tunnistas, et neil on teiste klubidega ka need kokkulepped, et kuidas see võib mõjutada? No vaata praegu, teoreetiliselt, kui sa saadad välja siukse lepingu ja loodad, et teine pool allkirjastab seda, et ta ei tee seda, see on juba kuritöökatse. Kuritöökatse on võrdväärne kuritöö toimepanemisega. Kui nad oleneb sellest, mis see kokkuleppe sisu teistega on, ja kui nad ütlevad analoogselt, me tegelikult ei tea, mis see tähendab. Kui see tõesti on see, et Levadiaga oli näide, et Levadia ja Flora vahel ei tohi toimuda töötajate või mängijate üleminekut ilma selleta, et mõlemad poolt on presidendilt nõusolek olemas, siis see on samasugune rikkumine. Kui see on mingi muu sõnastusega, midagi teistsugust, siis see oli pruugi olla jama, sest me ka vist ei tea, mis see sõnastus on. Kusjuures selle Levadiaga on mul hea näide, mida ma kuulsin umbes 10 aastat tagasi, kuna ma ühtegi nagu dokumenti näinud ei ole, ma ei saa kinnitada, kas see päriselt niimoodi oli. Aga ütleme umbes mingi 2015 aasta paiku oli selline lugu, kus Kaimar Saaga hakkas tagasi tulema välismaalt. Ja siis Flora ja Levadia mõlemad tippklubid ikka ju hakkavad siis võitlema selle mängija nimel, kes nagu endine koondislane või siis isegi oli, ma ei mäleta, kas ta toona oli koondislane või siis isegi oli oluline. Aga Flora samal ajal saada Levadia duublist Madis Vihmani endale. Ja siis sõlmitigi enam selline siis nii-öelda hea tahte kokkulepe, et Flora saab selle Vihmani endale ja ei sekku siis Kaimar Saagi palkamisse. Et see on, ma arvan ka, hea näide, kuidas nagu turgu siis reguleeritakse mingite klubide vahel. Ja mis nagu kõige naljakam on see, et Viktor Levada veel toona eriti oli ju see, et esindusvõistkond oli ainuke prioriteet, et tegelikult ta ei võib isegi saanud aru, kuidas tal nagu müts pähe tõmmata sellega. No võtta ja see jällegi, vaata kuna sellest uudisest tuli välja see, et tegelikult Aivar tahtis nagu kokku leppida seda asja videokõne teel ja Nõmme United surus seda kirjalikku lepingut fikseerimast, mis tegelikult tahab teine. Siis variant on see, et see ongi mingi suusraeline asi, mis elab oma elu. Ja seda tõendada hiljem on palju raskem kui see, et
see, mis me nägime tegelikult. Üpris rumalal kombel tehti siuke kokkulepe. Aga ma laiendaks korra seda teemat veel, et rahvusvahelises jalgpallis me teame ka, et on nagu feeder-klubid olemas, kelle eesmärk ongi nagu siis kasvatada nii-öelda, ma ei tea, mingile nii-öelda esindusvõistkonnale siis nagu mängijad, et kui me tooksime nagu mingi näite, et võtame, ärme siin kasuta, ma ei tea, Flora Kuressaare näidet, mis on halb näide võib-olla sellepärast, et seal on ka võib-olla mingid hea tahte kokkulepped olemas, aga toome mingi näite, et näiteks Levadia lepib kokku Tabasaluga, et kuule nüüd Tabasalu positaja eesmärk on kasvatada meile mängijaid ja meil on siis, ma ei tea, mingi eelisõigus nende mängijate saamisel, et kas see läheks ka siis, ma ei tea, nii-öelda mingi kartelli kokkuleppe alla või kuidas seda tõlgendaksid? Eelisõigus oleneb see, kuidas sa defineerid seda, vaata, kui teil on mingi first right of refusal, ma arvan, et see on pigem probleemne, ma ütleks, et see on päris kindlalt probleemne. Aga oleneb sellest, et kas neil teistel klubidel on võimalus nagu neid endale võtta, vaata. See, et tehakse mingi treenerite vahel koostööd, et äkki nagu mängiks palliga rohkem või tehaks mingid liigutusi, ma arvan, et see ei ole probleem. Probleem on selles, et kas on mingi reaalne takistus, mul on teisel klubid, et Paidel saab Tabasalust mingit mängid kätte. Ma arvan, et seal on see probleem, ma ei tea, kuidas juriidilist, aga eetiliselt on seal see probleem, et kui mängija mingisugune, ma ei tea, Andres Tamm on Tabasalus noor andekas tüüp ja ta ei taha tegelikult Levadiasse minna, ta tahab Paidesse minna ja Paide, ma ei tea, pakub rohkem, mis iganes, aga see Tabasalu ütleb, ei, sa pead kindlalt Levadiasse minna, ma arvan, et see on see probleem. See ongi täpselt klassikaline, see mõte selle konkurentsi piirangud taga, miks sellist kartelli kokkulepet ei saagi teha, ongi see, et see vaba turg on solgitud. Et see, et inimene saab ise valida, kuhu minna ja tööandja saab ise tulla pakkuda, mida ta tahab, see on see, mis selle tagumine mõte on. Aga ma tahaks nagu üldisemalt ka rääkida, vaata Eesti jalgpallis on see on ammu juba, ma arvan, see oli, siin ei ole, me vaatasin isegi ainult võib-olla Aivari otsa, aga see nagu noorte mängijate ja väga noorte laste üleminekutasud on ja mina nagu isiklikult, mina ei saa sellest aru. Ja nagu ilmselt paljud vanemad ei saa aru, et kui sa nagu kuus maksad, ma ei tea, 70 € kuutasu, siis kõik turniirid maksad kinni, kõik vormid maksad kinni ja siis lõpuks kuule, et lapsel, ma ei tea, on tegelikult, läheb uude kooli, seal on esiteks lähemal trennis käia ja seal on palju rohkem sõpru ja siis kuule plekki mulle 5 või 9 € on ja. Et kuidas see nagu üldse on? See on ju veits nagu mingi laste kaubandus ei ole. Päris kaubandus ei ole, aga see on häda on nagu selles, et... Seal on see leping, vaata. Ma saan aru jah, et seal, kui sa hakkad mängijaks, siis lapsevanem tegelikult kind of algirastab selle mingi asja või ma ei tea, kuidas on. Litsentsi, jah. Jah, et see litsentsi tingimustes on see, aga see on nagu tegelikult jabur. No see on mega totter, see on küll totter, ma olen nõus. See mõte, see kaunne mõte ilmselt on selle taga, et kui sul, sama Tabasalu näide on, et Tabasalus käib Andres Tamm 8-aastasest kuni 14-aastaseni, siis tahab minna nüüd saavutada mingi karjääri ja läheb ära, siis kasvatajaklubidel on määratud mingi protsent, kui ta jõuab kunagi päris jalgpalluriks on ja kuskil välismaal. No oleks Mattias Tamme näide on. Aga selleks, et kompenseerida seda, et sellist liikumist väga palju ei oleks, ongi mõeldud sinna taha mingi lampsamm, mingi raha, 190 € näiteks. Ja keegi peab selle tasuma. Ja kui klubi ei taha tasuda, siis pannakse see mõtteliselt ümber vanemale ja siis vanem ongi selle lõhkise küna ees, kas nüüd laps saab minna normaalsesse kohta või ei saa, sest klubi blokib. Minu arust see on eetiliselt on see vale. Nii, et me piirame oma laste võimalust teha jalgpalli või see, mida me arvastame. Ja see, mida nemad arvastavad, sellepärast, et mis jääb ühe sõiti puudu. Ma saan aru, et klubidel on raske, aga nagu see ei ole see koht. Mina arvan. No minu arust pigem tekib seal isegi koht siis, kui me räägime nagu sellest harrastusspordist, et kui nagu lapsel ei ole mingit tahtmist, võib-olla oskusi, mida iganes. Et pigem, kui me räägime nagu nendest autospordist, kelle põhjal nagu võib hiljem tulla need FIFA siis üleminekutasud ja kõik jutud, siis ma arvan, seal pigem isegi nagu, ma ei tea, okei, praegust näeme, et ei jõuta nagu alati kokkuleppele, aga seal on see, ma tegelikult isegi nagu täitsa mõistan seda klubide kaitset ka, et siis lõpuks jalgpall on äri, isegi lastega. No vaata, aga seal probleem ongi selles, kuidas sa määratled selle mingi 10-aastase lapse puhul, kas ta nüüd on nagu potentsiaalne või mitte potentsiaalne. Et see ilmselt seal on see taust, miks see süsteem on laialdaselt levinud ja kõigile kohaldub. Aga tegelikult see on nonsense. Minu arust õiguskantsler ka ilmselt kritiseeris seda süsteemi, et see on nonsense. Ma ei ole jõudnud ka süveneda, mida ta arvas sellest, aga nagu, kuidas seda muuta paremaks, see on see küsimus. Et me näeme, et see nii jätkata ei saa, sest see pärsib laste arengut, see pärsib tegelikult klubid arengut.
minu meelest see oligi veits seal mingi, mitte et sellest väga palju tegelikult räägiti, aga Team Klava midagi nagu rääkis sel teemal küll, et seda räägitakse nagu mõlemad pidina. Jah, et kas tõsta hoopis üldse või langetada. Et kaitsta nagu klubis võib-olla veel rohkem ennast, olgem ausad, kui sul on tegelikult väga andekas 16-aastane poiss ja ta hind on 3600, no siis tegelikult see ei ole turuhind. Olgem ausad, see ei ole turuhind. Patrick Crystal hind on 3600. No, et sellepärast ongi Levadia närvis on ju Paide peale, see vähemalt nii. Aga minu meelest oleks nagu mõistlik oleks üle võtta siin, ma ei tea, meiega analoogsete riikide praktika, et vaadata, kuidas on mujal Euroopas need asjad lahendatud ja sealt nagu mingid järeldused teha, et minu meelest, kui need reeglid nagu loodi, siis tegelikult Eesti jalgpall oli ikkagi väga tugevalt Flora ja tema süsteemiklubide nii-öelda käpa all. Mitte käpa all, aga ütleme, et enamus klubid moodusid siis Flora süsteemiklubid ja siis mingil määral mulle vähemalt tundub, et see oli siis selle süsteemi kaitseks ka, et neid mängijaid nagu endal hoida. Et me vaatame praegu seda, ma ei tea, Flora siis põhimõtteid või miks nad üldse selliseid kokkuleppeid tahavad teha, siis olgem ausad, Flora filosoofia on ju Eesti parimad noormängijad ja kui nad hakkavad nendest ilma jääma või nad enam parimaid kokku ei saa, siis see mudel jookseb kokku, et see on nagu paratamatult mulle jääb mulje, et see on väga Flora kaitseks hetkel tehtud. No see hea tahte protokolli point ongi täpselt see, mina tõlgendan seda kõrvaltvaatajana niiviisi, et ongi, et kui Nõmme United on kõige parem, sealt tuleb kõige rohkem keskmise perioodi kvaliteediga on suurim šanss, et sealt tuleb keegi. Igast ennast parem 3-4 võib olla. Kui sul on vähemalt mingi võimalus mõjutada seda, siis see on sulle palju kasulikum, eriti kui sina oled Florana ainuke klubi, kes tegeleb põhiproogu ainult eestlastega läbi saada. Sul on vaja seda mingit igasugust turu eest, mis sa saad, lihtsalt praegu küsimus on sellest, et sa ei tohi seda teha. See on keelatud. No need poleks need välja tulnud, siis me ei teakski. No täpselt, aga see on... Me aimaks, aga me ei teaks. Ja see ongi üks suur Eesti jalgpalli viga. Teisest küljest muidugi siin tasub märkida, et ka Nõmme näited ei ole ka nagu tead, mis paipoiss ja seal käib ka laste nagu käib turniiridel ka suke meelitamine ja nii edasi. See on ka osa sellest, mis on tõesti aru, aga teisest küljest see ongi nagu, võtame seda kui vaba turumajandust, mingil hetkel sul lapsevanema ongi, et aga mu lapsel ongi võib-olla seal parem vaata. Et lõpuks sa valid selle, kus sul rohkem pakutakse, nii on meil. Igal pool sa oled poodi ka sinna poodi, kus sul on parem lõhn ja kvaliteetsem toodang. No täpselt nii ongi. No, see, et näiteks Luminor tuleb nüüd pensionisammast, see ei tähenda seda, et see kõik illegaalne on. Et sa võidki ju pöörduda kellegi poole lapsevanema poole, kas sa tahad tulla meie trenni. Mingid laikudega, mis iganes, see ei ole küsimus. Küsimus on see, et kas klubid hakkavad omavahel kokku leppima, et näed, et me teeme. No seal võib minu jaoks nagu tekkida jälle need kohad, et kui me räägime nagu nendest esimesest vanustest, kui me tõesti ei räägi enam 12, räägime seal 15-16, kus hakkavad nagu esimesed need noortekoondise laagrid ja siis enamasti meil need noortetreenerid on ikkagi mingi klubiga seotud, et seal seda nagu rolli kasutatakse kuidagi ära, et mingitesse klubidesse neid mängijaid saada, et siin on ka nagu erinevaid jutte olnud, et kus need nagu noortetreenerid, kes peaksid esindama, siis tolletkel justkui nagu Eesti Jalgpalliliitu paratamatult esindavad ka seda klubi ja siis seda gruppi, mida tema juhib. No see on nagu see ETP project versus ka ju jalgpalliit, et jalgpalliit ka väga ei soodusta seda, sest tõenäoliselt seal kardetakse ka ju seda. Et tulevad andekad, siis nad ei lähe Florasse, nad lähevad Nõmme Unitedisse või kui iganes, ma ei tea, Levadiasse. No jah, aga samas vastuargument on ju see, et ega ilmselt kui Flora ütleks, et ma tahan ka tulla sinna projekti, siis ilmselt neile ei öelda, et sorry, ärge tulge. See on tõsi. Vähemalt nii on nad ilmselt saaksid ka Flora treenerid seal osaleda ka. See on lihtsalt... Kuigi ma näiteks olen kuulnud teistpidi näidet, et kõik klubid isegi näiteks ei soosi seda, ma ei tea, see on nagu totaalselt ära keelatud, seda ilmselt et see ära keelata ei saa. Ka ei soosi näiteks, et nende jalgpallurid läheksid sinna Arte jalgpalliklassi, et näiteks sellised asju. Okei, nii palju noorte jalgpallist on ju. Liigume veel nädal tagasi. FC Viljandi asi, mis juhtus aprillis, tuli välja tegelikult tänu sellele, et Ragnar Klavan osutas sellele intervjuus, siis keegi tähtis, või mis tähtis, keegi osav näeb lihtsalt vaates, ongi muudetud, on ju. Palun selgita meile, kuidas käib MTÜ-des, mis roll on MTÜ-des juhatuse liikmetel ja kas kui nad on juhatuse liikmed, nad ei ole siis liikmed, kuidas see tagandamine on, kas see oli nagu, esiteks see oli okei protsess ja siis sealt hakkame seda lõngakera nagu lahti arutama. Ma üritan teha võimalikult lihtsalt ja võimalikult kiirelt, kui ma lähen liiga kaugeks, saadke teada. MTÜ on, kuna ta ei taotle kasumit, seega üritatakse teha seda võimalikult lihtsalt.
seal on juhatus ja seal on üldkoosolek ja MTÜ-l on liikmed. Liikmed on need füüsilised või juriidilised isikud, kes on vastu võetud siis MTÜ-sse. Näiteks, ma ei tea, MTÜ Tribüün tahab arendada jalgpallikultuuri, on ju, siis sina ja Maarjo ja ma ütleme mina, on ju, teeme taotlused, me tahame tulla MTÜ liikmeks. Okei, no me oleme asutajad, ütleme, tuleb, ma ei tea, Kalle Paas näiteks tahab tulla. Ta kindlasti tahaks tulla sellisesse MTÜ-sse. Teeb avalduse, ma tahan tulla. Kui ta vastab nendele tingimustele, mida meie oleme põhikirjas kokku leppinud, siis me võtame ta vastu. Siis moodustub liikmeskond. Liikmeskond valib endale juhatuse, kes hakkab siis tegutsema MTÜ nimel. Ja seda saaks valida, peab toimuma üldkoosolek. Jalgpalliliidus on selle nimi üldkogu, kus kõik liikmed tulevad kokku. Peab tulema mingi kvoorum kokku, vähemalt üle poole, et olla otsustusvõimeline, siis ütleme, kes kohale tulid, nende poolt tehakse siis jah, ei, kas juhatus ja võib teha ka muid komisjonid, mingid revisjonikomisjonid ja mingid muud asjad võib ise välja mõelda põhikirjas, ega kohustuslik on ainult juhatus ja üldkoosolek. Ja nüüd, mida siis juhatus teeb? Juhatus organiseerib majandustegevust. Lepinguid, vaatab üldse, korraldab seda tööd, mis seal tehakse. Ja juhatuse liige võib ise tagasi astuda ilma põhjuseta ükskõik mis hetkel. Teda võib tagasi kutsuda ükskõik mis hetkel, ükskõik mis põhjusel. Üldkoosoleku poolt, siis üldkoosoleku otsusega. Kas ta võib olla juhatuse liige, aga ta ei ole nagu MTÜ liige? See on hea küsimus. Ma ei näe probleemi, miks see võiks olla. Okei, ehk siis mingi põhimõtteliselt kolmas osapool võib ka olla juhatuse liige, siis me tegelikult me ei ole sinuga rahul, mine puhka. Sa võid põhikirjas ise piirata seda, öelda, et ainult liige võib olla juhatuses, aga ma eeldavast tekitab probleeme, kui sul on MTÜ-s ainult juriidilised isikud näiteks. Ja seetõttu mis Viljandis tehti, et vahetati Lillevere ära Pelle Pohlaku vastu, see on igati juriidiliselt okei. Seal oli veel enam, seal oli ju, et Lillevere ise astus tagasi ja siis tuli kokku üldkoosolek. Ma ei kontrollinud, ega ma eeldan, et kvoorum oli kohal, kõik asuteliikmed olid kohal, tegid otsuse, et paneme Pelle Pohlaku hinda. See oli naljakas taipo 100% poolt, 100% vastu. Aga kuidas sellesse suhtuda üldse, et kui me teame, et seal juhatuses oli siis praegune jalgpalliidu president ja siis jalgpalli peasekretär, kes on siis üks on, ütleme, mõlemad on siis väga tähtsal kohal, üks on siis ametnikuna isegi väga tähtsal kohal. Kuidas suhtuda üldse sellisesse, et kas see ei ole kuidagi siis mingi valimiste mõjutamine, et valitakse siis juhatuse liige siis või siis muudetakse ära enne valimisi? No tegelikult see valimisi mõjutab. See on ilmselge, muidugi Lillevere ei öelnud, mida tema oleks hääletanud. Aga ja iseenesest üldkoosolek saaks öelda ka Lilleverele, et kuule, et üldkoosolek otsustas, et juhatus peab otsustama niiviisi. Et võib-olla ta ei oleks olnud kaalutlusõigust. Aga lõppastmes on see, et nemad võivad teha, mida nad tahavad, sest see on nende MTÜ. See ei ole otseselt seotud jalgpalliliiduga. See idee poolest FC Viljandi peaks ju arendama Viljandis mingit jalgpalli. Ja sellest lähtuvalt peaks tegema otsuseid seal ja ilmselt ütleme, et ma ei tea, mis kaalutlused seal olid, aga see peaks olema see kaalutlus, mida vaadata, kuidas seda olemasolevat MTÜ-d juhtida kõige paremini. Ja kui sellega kaasneb mingi muudatus selles liidu valimistes, siis see on see võis olla nende põhieesmärk, aga see on MTÜ mõttes kaasnev tagajärg, et see ei ole oluline MTÜ mõttes, sellepärast see ongi juriidiliselt okei. Kas on eetiliselt taunitav? No me igaks võime seda taunida, mitte taunida. Aga siit tegelikult sellest Viljandi kaasusest tuleb üks teine probleem, millele eile Postimees viitas natukene Aller Jõks ja Paina Tšernjak, aga nad läksid natuke minu arust teist teed, nad läksid ausast mängust. Umbes see, kuhu sina käest, tegelikult see on reguleeritud rohkem seadusega ka ja liidu enda põhikirjaga. Jalgpalliliit ise on pannud endale põhikirja, kuidas nad tahavad, et MTÜ Eesti Jalgpalliliit toimiks. Ja seal on, kui ma võtan oma märkud välja, see on artikkel 13, mis reguleerib liikme väljaarvamist. Seal on 6 alust minu arust, aga 3, mis on minu arust olulised ja tuleks välja tuua, on tasumata liikmemaks 3 aastat. Ei vasta liikme vastuvõtmise tingimustele, ehk siis, et kas sa tegeled jalgpalliga või mitte.
ja kolmas on, et sa ei ole MTÜ siis ei ole 3 aasta jooksul tegelenud mis tahes tegevuses jalgpalli valdkonnas. Noh, kui me vaatame FC Viljandit, siis vähemalt selle Pelle Pahaku enda jutu järgi see on küll 98 aasta ettevõtte minu arust, või MTÜ-d, vabandust, aga viimane jutt oli see, et eks me hoidsime selle alles sellepärast siis, kui Viljandi tulevik taandus suurest jalgpallist. Aga kui me vaatame majandusaasta aruandeid, siis viimane käive, mis ei olnud 0, oli aastal 2015. See tähendab, et 10 aastat on see olnud riiul. Ja tegelikult peaks jalgpalliit ise kontrollima, mitte FC Viljandi puhul, vaid kõikide oma liikmete puhul, kas nad vastavad nendele väljaarvamise tingimustele, kas nad on maksnud liikmemaksu, kas nad üldse on tegelenud mingis jalgpalli valdkonnas. Ühesõnaga, ma küsin, ma pean täpsustama, ühesõnaga antud juhul MTÜ FC Viljandi on täiesti legitiimne ja protsessid MTÜ FC Viljandis on täiesti legitiimsed. Küll aga ma ei tea, ma ei kasuta sõna legitiimsed, aga puudulikud kontrolliprotsessid on juba MTÜ-s jalgpalliliit. Jah, meil tekib küsimus nagu selles, et see, mida FC Viljandi ise reguleerib, košer. Küsimus on selles, et keegi peaks jalgpalliliidust vaatama, et kes meie liikmed on ja mida nad teevad, kas nad vastavad, kas nad peaksid üldse liikmed olema. Täpselt. Aga kes peaks seda vaatama, mis jalgpalliliidus tead sa mõnda nime? No ma tean, et seda võiks nagu vaadata juhatus näiteks, et võiks olla nagu enda vastutusala. Täpselt nii ongi, sest põhikirjas meil on nagu revisjonikomisjonid ja mingid muud komisjonid ka veel, aga juhatus on see, kes paneb üldkoosoleku või üldkogu siis päevakorra kokku ja kuna liikmeid saab välja arvata ainult üldkogus, siis see tähendab seda, et juhatus peaks olema see, kes paneb siis hääletusele nende inimest või nende MTÜ-de või inimestega siis liikmesuse, kas võtta neilt ära see või mitte. Ja iga üldkogu peaks tegema seda nagu stabiilselt, vaatama, et kas meil on mingeid tühjisid riiuleid seal. Ja see tuleneb sellest, et juhatuse liige ei ole niisama, ütleme juhatuses, vaid tema roll on seista MTÜ Eesti Jalgpalliliidu siis parima äranägemise eest. Temal on hoolsus ja lojaalsuskohustus selle MTÜ ees, mis tähendab, et kui tema MTÜ-s istuvad mingid kestad, kes käivad lihtsalt hääletamas, siis see ei ole ju MTÜ-le kasulik, sest selliseid kestasid ei võetaks muidu vastu. Vastu võetaksegi ainult päris jalgpalliklubisid või siis nagu jalgpalliklubi, ütleme, toetavaid, juba toetav organisatsioon minu arust on väga kahtlane, pigem on ainult jalgpalliklubid. Ja kui meil on mingid jalgpalliklubid, kes enam ei tegele spordiga, siis neid peaks välja arvama. Ja see on selgelt nagu juhatuse, ma arvan, et nagu mingist piirist, ma arvan, et see piir, see, kas see ületab mitte, ütleme, see on debateeritav, aga mingist piirist hakkab juhatus oma hoolduskohustust rikkuma. Kui tal käivad mingid MTÜ-d, kes ei tegele jalgpalliga hääletamas ja tegemas olulisi otsuseid MTÜ nimel. Ja me tegelikult ei räägi ainult FC Viljandist, vaid me räägime siin umbes 10 kui mitte enamast MTÜ-st. No 10 kindlasti, et ongi mingid nagu, ongi sellised, okei. Ja sellise asja puhul mul on lihtsalt küsimus, et kas see kogu värk on nagu seaduse mõttes üldse legitiimne, kui siuksed vennad on sul, kes hääletad, kes ei vasta su enda nõuetele, tegelikult nad on seal sees ja lõpuks sa, kes iganes võidab selle hääletuse, võidab niimoodi, et seal osalesid sellised osapooled. Ma ütleks, et see oleks kindlasti alus selle valimistulemuste kohtus vaidlustamiseks. Aga peamine küsimus, mis jääb, on tegelikult see, et see juhatus või juhatuse liige, kes vastutab selle liikmete kontrolli eest, kui see ei ole ära jagatud, siis tegelikult on kogu või siis juhatuse esimees, kogu juhatuse või juhatuse esimees. Nendel, kui see on olnud süsteemne, kui see on mingi positsiooni ära kasutamiseks näiteks või nagu kui juhatus ei ole lähtunud mitte jalgpalliliidu parimatest huvidest, vaid kellegi teise parimatest huvidest, siis meil tekib küsimus, et see juhatuse liige või juhatuse liikmed on rikkunud enda kohustusi MTÜ ees. See võib kaasa tuua selle juhatuse liikme mitte ainult tagandamise sealt MTÜ-st, vaid ka juhul, kui on kahju tehtud isikliku varalise vastutuse. See ei ole nagu naljaasi ja vaata, kuna nagu keegi ei ole seda asja niipidi vaadanud, siis me ei ole kunagi mõelnud selle peale, keegi kollektiivselt. Et
no alati ongi täpselt ju see, et see üldkogu point oli lihtsalt käsi tõsta Aivar uuesti nii-öelda taas valida, on ju. Aga see ei tohiks olla selle point, sest selle point peaks olema see, et klubid, kõik klubid alates premium liigast kuni 4. liigani ja võib-olla isegi ainult noortega tegelevad need klubid, on ju. Või siis, kui meil on mingid harrastusklubisid, miks tegutsevad väljaspool jalgpillituse süsteemi, see on juba kahtlane minu arust, ma arvan, et tegelikult peaks olema ainult jalgpillituse süsteemis olevad klubid, nemad peaksid tulema kokku ja siis valima ise. No näiteks meil on ju MTÜ Kotka staadion. Ma saan aru, ta kunagi oli Kotkas Junior, kes päriselt tegutses jalgpilliklubina. Aga nüüd ta ei ole jalgpilliklubi, ta on lihtsalt haldus MTÜ, mis kaldab seda Kotka staadionit. Tema ei tohiks olla võrdväärselt häält, ma ei tea, Paidele, Vaadi või Floraga. No tal ei tohiks ja siis, kui me võtame, et nii palju teile klubidel ei olegi häält, me võtame futsali on ju, pole ühtegi klubi, Phoenixil on läbi selle, et Phoenix tegeleb nii suure jalkaga kui ka futsaliga. Me võtame siin piltlikult öeldes, ma ei tea, rannajalgpallist rääkivad, mis ka kuulub selle püramiidi alla on ju. Ja nii edasi. Iseenesest ma ei välistaks seda, kui kohtunikel võiks olla ka mingi oma ühendus, kellel on näiteks üks hääl. Kas mingi äkki oli, aga võib-olla need on ära likvideeritud. Aga kuidas üldse suhtuda sellesse, et uusi liikmeid võetakse vastu alles pärast üldkogu nii-öelda presidendi valimist, ja vahepealsel perioodil tegelikult ei olegi võimalik uutel liikmetel üldse liituda? No mina arvan, et see on selgelt... Okei, ma ei taha nii ränk olla, aga mul on tunne, et siin võiks vähemalt vaielda sellele, kas juhatus on teinud tööd korrektselt. Sest tegelikult on nii, et kui sa esitad ikkagi avalduse MTÜ-le, siis seda peaks menetlema nagu eraldi. Mida ma tahan öelda on see, et üldkogu ei peaks koos käima ainult siis, kui me valime presidenti. Üldkogu peaks käima koos vähemalt korra aastas. Nad käivadki tegelikult korra aastas. No võt, ja siis kogu aeg peaks menetlema neid mitte ainult liitumisi, vaid ka väljaarvamisi. Mul on, sellega ma olen ju nõus, aga siin ma olen täiesti nõus sinuga, ma arvan, et see point on väga õige, et kõik need aastad me oleme lihtsalt lasknud mingitele suva klubidel olla seal või suva MTÜ-del tähendab eksisteerida. Nad ei too nagu selle otsest kasu Eesti jalgpalli, nad ei osale nagu otseselt Eesti jalgpalli nagu selles püramiidis. Aga teine küsimus on mul siin ka, et väga paljud klubid nüüd avastasid ka vaata sellel hetkel, kui Klaavan pani selle, et nemad ei ole seal üldkogus hakkasid nagu ka mingit avaldusi saatma, et see on ka siuke väike küsimus, et kallid inimesed, kus te varem olite, et miks te nagu huvi ei ole tulnud. See tõsi, see on niiviisi, aga ma olen ka nõus, et tegelikult peaks siis menetlema enne need väljarahused ja liitumised ära ja siis andma presidendi tegema siis presidendi valimise. Ei, ma saan näiteks väga hästi aru, et piltkud öeldes, kui ma ei tea, Maarja Tromp teeb aasta 2025, teeb oma mingi rahvaliiga võistkonna, paneb Maarja Trompi jalgpallikooli, siis seda tõesti ei ole nagu mõistlik vastu võtta. Kui me räägime klubidest, kes on tegelikult tegutsenud Eesti jalgpallis juba, ma ei tea, aastaid ja aastaid, mingil põhjusel nad pole varem nagu liitunud, nüüd tahaksid liituda, nüüd tegelikult ei saa liituda vajalikusel hetkel, et see minu meelest on jälle ka selline ikkagi väga küsitav. See on küsitav, aga samas on ka see, et kui sa paned Maarja Trombi jalgpallikool, paned avalduse sisse, seda peaks menetlema. See ei ole niiviisi, et rahvaliiga poogeni. Seda peaks menetlema niiviisi, et siis juhatus teeb ettepaneku. Juhatus saab ise ka sisse võtta, aga iseenesest kui peab eetilises mõttes, ma ei tea, kas see juriidiliselt nii on, minu arust on nii, et kui ikkagi on vaidlus juhatusest, kas sisse võtta, mitte siis peaks minema üldkogule. Vot, et ongi siis lõpuks me jõuame ikka selle küsimuse juurde, mis ma juba küsisin, selle vastasid, aga kas meie lõpuks MTÜ Eesti Jalgpalliliidu presidendi valimist on üldse legitiimsed aastast saanud? On ju? No vaata, küsimus on selles, et kui ei ole kui ei ole välja arvatud, siis ta on liige, kui ta on liige, siis ta on hääl, see tähendab, et niipidi ta on fine. Nüüd küsimus on selles, et kui keegi tuleks vaidlusega, et kas oleks pidanud välja arvama ja kas juhatus teadis, et seal on mingid tühvised kestasid ja kas nad ei teinud midagi sellest likvideerida ja see tõttu tuli tulemus selline. No ütleme, vaidluskoht on. Aga see võtab ilmselt mingi aasta. Ei, aasta vähemalt on ju ja võib-olla ka niiviisi, et me jõuame sinna järeldusele, et jõustuv kohtulahend tuleb siis, kui me hakkame järgmist president valima ja järgmise korraga. Vähe kasu on siis? No vähe kasu on, teoreetiliselt saaks nagu teha mingi esialgse õiguskaitse, et uue presidendi volitused ei hakka enne, aga siis tekib see, et vana president jääb alles. Kuule, aga seal oli mingi selline teema ju ka. Tegelikult kohtu määratud kohusetäitja on teoreetiliselt võimalik.
aga seal oli mingi selline teema ka, et see, kui mingi punkt oli MTÜ-s, et kehtib presidendi mingi amet või see, või nagu see, ta valitakse mingi kuni mai või midagi sellist, kuni juuni ja nüüd nagu see läbi, et nüüd on see vahepealne filteraeg, et kas see juriidiliselt on ka niimoodi, et ta tegelikult ei olegi võimul praegu või... No iseenesest, kui ta valitsused lõpevad, siis tal enam ei ole volitusi, aga samas ei ole kedagi uut volitusi, ega ta ilmselt faktiliselt on edasi. Ta ongi kohusetäitja nii-öelda. Kohusetäitja kuni järgmiste valimistele. Tal võib tekkida küll küsimus sellest, kui ta teeb mingeid olulisi otsusi seal vahel, et mis on tema enda vastutus. Miks me peaks üldse, tegelikult miks peaks üldse mitte avalikust, aga miks me peaks üldse kotti, on MTÜ, omad reeglid, vaata, nagu miks, me ei lähe mingi suvalise MTÜ juurde, kuidas teil mingi juhatuse liikmete valimine käib, me ei lähe, võib-olla isegi nagu suuremad MTÜ-d, mis iganes on hea tegevuslikud MTÜ-d, me ei lähe, me ei uuri, kes on president. Miks on siuke huvi jalgpalli vastu? No vaata, kui me ütleme, ma üritasin vihjata sellele siis, kui see FC Viljandist rääkisime, et ega tegelikult meil ei olegi mingit vahet, kes FC Viljandis on, sest nemad peavad ise otsustama, mida teha. Aga jalgpalliliit, Eesti jalgpalliliit MTÜ on MTÜ, mille 2023 aasta eelarve järgi oli 17 miljonit eurot käivet, millest 10 miljonit tuli UEFA-st, FIFA-st ja nad on saanud üle miljoni Eesti Vabariigist toetusi või miljoni kanti, mis tähendab seda, et seal on meie kõigi maksumaksja raha miljoni võrra sees on ju. Pluss on seal 10 miljoni võrra UEFA ja FIFA ehk teiste maksumaksjate või nagu alaliitude rahasid ja sponsorite rahasid. Kui see läheb kõrvale, kui ta läheb kõrvale, tähendab seda siis, et seda ei kasutata sihtotstarbeliselt selles mõttes, mida ta pidi tegema selle rahaga. See MTÜ siis meil on kelmuse kahtlus, see on järjekordne võimalik kuritegu. Et kasutame seda sõna liiga tihti seda episoodis. Vaata küsimus ongi selles, et kuna need mahud on nii suured ja see on oluline, see on nagu üks asi on emotsionaalselt oluline asi, teine on ka see, et ta on lihtsalt rahakas MTÜ, siis meid ei peakski kottima, vähemalt teoreetiliselt ei peaks kottima see, mis teeb FC Viljandis, sest kui ta on 10 aastat olnud 0 käivet, seega seal mingit tagajärgi ei ole, kes seal on. Aga kui meil on Eesti Jalgpalliliit, kus suunatakse raha teistesse MTÜ-desse, ettevõtetesse, kes üritavad teha mingeid ärilisi tehinguid ja otsuseid, siis see on ülioluline, kuidas seda juga juhitakse, kas ausalt või ebaausalt. Aga kui sa vaatad peale üldse nagu mingi majandusaasta aruannetele, kas sina saad aru, kuhu raha liigub, mis põhimõtetel mingid, ma ei tea, mitte ainult aruannetega, mingid protokollid, sa saad aru sellest? No vaata, ma ütlen ausalt, ma ei ole saanud juhatuse protokolli, ma ei ole otseselt otsinud, aga ma arvan, et ma saaks ligi väga redakteeritud nagu versioonile, et mingi häälesid jah ei. Aga mis see taustal on, taustamaterjale ei avaldata. 1, 2, majandusest aruandest ei peagi kõik välja nägema. See ei ole mõeldud selleks, et nüüd ma räägin detailselt ära, et näed 10 eurot läks võileiva peale ja 10 eurot läks kohvi peale. Aga see peab üldjoontes välja tooma selle, et mis suundadesse see läheb. Ja mina nägin sellest majandusest aruandest nagu asju, mida mina ei suutnud nagu välja peilida, et kuhu see raha siis lõpuks läks. See ei tähenda seda, et see läks valesti. Tähendab seda, et minu silmale jäi see nagu natuke ebamääraseks. Ta on läbi paistmatu nii-öelda. Jah, ma võin selgitada ka, mida ma mõtlen. Ma igasugust arvad ette. Nimelt 2023 aasta EÜTL eelarve 17 miljonit euri, 10 miljonit eurot UEFA-st, FIFA-st. Siis 3 miljonit eurot on klubidele jagatud kokku sihtotstarbelist toetust, millest 1,2 miljonit manustas UEFA raha. FIFA projektide kohta on toodud 4 selgitust 750 000 osas. Üks nendest oli solidaarsusmehhanismid nendel klubidel, kes jäid välja eurodest või eurosarjadest. Täpselt. Küsimus on siis, mida tehakse selle 8 miljoni euroga? Ja ilmselt see on jagatud sinna kuhugi nendesse teistesse tulpadesse, aga kuna seda ei ole viidet tehtud, et näed, see raha tuli sealt, see raha tuli sealt, see raha tuli sealt, siis meil tekibki küsimus, et kuhu see läheb. Spirants on paigas. Siis ütleme, et kui me tahaks seda raha välja vedada, siis me võime ju teha mingid igasugused lepingud igasugused töövõtjatega, ma ei tea, Sportsnet grupiga, ma ei tea, Saaremaa lihatööstusega, midagi iganes on ju. Mis on sinu kontrolli all, teed teenusarveid, sa saad selle raha välja sealt.
ja kui see on läbipaistmatu süsteem, siis saad seda teha nii kaua, kui keegi sellele taskulampi paneb. Ma ei ütle praegu seda, et seda tehakse, ma ütlen seda, et nii saab kasutada ära MTÜ-d. Noh, selle peale muidugi alati jalgpalliit, kui on iga kord küsitud, vaata, et rahasjad on võib-olla siis nagu ei ole nii selge, et siis öeldakse, et rahvusvahelised tunnustatud audiitorid on kõik üle vaadanud ja et ega tegelikult midagi probleemi ei olegi, et ma ei tea, kuidas sa sellesse suhtud üldse, et kas me saame seda, et noh, sest ega audiitor ju vaatab ka ainult piltlikult öeldes, aga nagu selles mõttes, ma ei taha öelda nagu pealiskaudselt vaatab seda, aga teda nagu ei huvita see iga totaalne kulu rida. Audiitor peab tegema oma tööd vastutustundlikult ja reeglid nad teevad ja niikaua, kui me ei ole tõenäoliselt vastupidi, siis nad teevad seda vastutustundlikult. Küsimus on selles, mis infot neile antakse, mis dokumente neile antakse, mida nad ise välja küsivad ja mida nad siis, kas nad saavad või ei saa või saavad mingi muudetud kujul, see on see küsimus. Sest kui, ma ei tea, ma annan sulle 2 lehte ja need kokku on 10 miljonit ja 10 miljonit ja kõik on košer, siis sina audiitorina saadki põhimõtteliselt öelda, et fine on ju. Aga kui seal all ei ole piisavalt materjale, siis võib tekkida küsimus sellest, et audiitor tegi pimesi heakskiidi. Kui ta aga nägi kõike normaalselt ja ikka järeldas sellise küsimus, siis ei olegi probleemi. No audiitorid tehaks põhimõtteliselt nad ju, selles mõttes see on hästi kujundlik, aga audiitori jaoks on see, et see kõige tähtsam see, et see majandusaasta aruanne, kõik need read oleksid nagu omavahel klapitud, et need dokumendid, mis on antud, need üstiksid sellega, ega audiitorit ei huvita, kas ta andis selle miljoni Paidele, kogu liigale, ma ei tea, noortele, mis iganes. Täpselt, see on nende jaoks, see on nagu MTÜ enda küsimus. Audiitorid, ja audiitorid teevad ka erinevaid rolle, üks ongi majandusaasta aruande koostamine ja nagu kontrollimine, mis tehti enne ära, üks asi on mingid erikontrollid ja mingid nagu suunatud nii-öelda auditid. Seda ma ei tea, kas on tehtud. Kusjuures see on ka, miks see üldkogu alati nii-öelda teises kvartalis toimub ja üldse seal võimalikult hilja on, sest et esimeses kvartalis, see on audiitori pärast põhimõtteliselt, nad peavad ju saama auditeeritud ja need suuremad audiitorid, kallimad audiitorid, kaulimad auditid, need auditeeritakse esimeses kvartalis üldiselt ja jalgpalliit, mis on nagu mõistlik ka, et neil ei ole mõtet mingi rohkem maksta või võtta nagu suurem, nemad on selline MTÜ, keda võetakse siis nagu nii-öelda veidi järgmises järjekorras. Ja mingid ala finantsettevõtted, neil on vist veel varem kui see neil peab see majandusaasta palju varem ära. Ja seal ongi, jah, tõsi, nii on. Võt, ja siis näiteks üks tähelepanek veel, ma tean, et näiteks Klaavani tiim toob välja seda UEFA hat-tricki. Ma vaatasin seda UEFA hat-tricki nüüd viimase, kui nad on aastaline, 5 aasta projekt. Vist 4 isegi. Ja need uuendavad seda, nüüd on see hat-trick 6 versioon. Ja seal on reguleeritud niiviisi, et 1 miljon eurot saab kindlasti. Siis iga solidaarsuse mõttes on ju kõik. Ja siis kuni 3 miljoni osas sa saad teha nagu, nii nagu mina sain aru, suunata mingitesse valdkonnas alla naiste jalgpall või mingi good governance või mingid muud asjad, sa saad küsida. Kokku moodustavad 2 miljonit on ju, aga mingi suunatud osas saad küsida rahataotlusi põhimõtteliselt. Ja mina ei ole nagu täinud seda ja ma ei ole aru saanud, et kas me oleme seda küsinud, kui palju me oleme seda küsinud, mis me saanud oleme, mis eesmärkidel me seda oleme küsinud ja kuhu me seda tegelikult pannud oleme. No siin ma vaataks ka tegelikult pikemalt ikkagi ka klubide otsa, et okei, see jalkaliidu juhtimine võib olla nii läbipaistmatu kui tahes, aga isegi me kõik siin teame, et UEFA FIFA toetused on väga suured, mis sa ütlesid 10 miljonit on aastas. Isegi jalgpalli kauged inimesed teavad, et rahvusvahelistest organisatsioonidest tuleb väga palju raha Eesti jalgpalli. Siis kui mina oleks nagu ikkagi klubi tegelane ka siin 10 aastat tagasi, see on kogu meie jalgpalliraha. Ma uuriks kohe välja, et millesse fondi on eraldatud, kus on võimalik veel raha saada. Mulle tundub siin nagu klubidel peaks ka väga tugevalt otsa vaatama, et need asjad pole selgeks varasemalt juba tehtud. See on tõsi, et klubid saavad ise ka küsida raha, mitte ainult FIFA-st, vaid nad saavad küsida ka Euroopa Liidust. Euroopa Liidul eraldi spordi mingid osakonnad ja komisjonid, kus saab ka raha küsida. Ja see Veiko Veskimäe veel viitas sellele, et minge sinna, sealt saab piisavalt raha. Tegelikult see Kuno ütles, et tema tinistab kõik Euroopa Liidu ametnikud. See oli väga julge statement, aga iseenesest nagu küsija suu pihta lööd, et äkki saab midagi. Aga mis on nagu probleem on selles läbipaistmatuses on see, et jällegi, kui seda kasutati mitte nii, isegi jalgpalli huvides, aga mitte nii, nagu see eesmärk oli, seal on hat-tricki reeglites juba kirjas, et on tagasimakse. Ja see tagasimakse oht ei pruugi piirduda hat-trickiga, sest me ei tea, mis teiste programmide eesmärk oli. Ütleb, et ma ei kujuta ette, see on soodustuskelmus. Soodustuskelmuse puhul see, kuidas tõlgendatakse seda rikkumist, on väga varieerunud.
seal on, seal võib olla väiksem detail, võib olla selline küsimus, kus võib sekkuda kas prokuratuur, kui see on Euroopa Liidu raha, Euroopa prokuratuur, või võib lihtsalt tulla see sama UEFA, FIFA öelda, et kuule mees, ma andsin sulle piltlikult 500 tonni kunstmuru jaoks, miks sa valid talle naturaalmuru, anna tagasi raha. No kuule, meil seoses sellega üks asi, millest ma ikka ei saa aru, kuidas keegi pole päriselt selle välja uurinud, kas oli mingi laim, kui oli laim, siis ma arvan, et see oli päris alatu laim, aga kui ei olnud laim, siis see oli nagu ka väga halb, väga halb. Ma saan aru, et mingi FIFA toetus oli, vähemalt Ragnar Klavan väidab, mina ei tea, mul pole mingit ligipääsu asjadele. Ja meie arvasime, et see on nagu toetus, aga tegelikult oli laen, et kuidas sellest nagu valesti aru saadi, võt see minu jaoks kõik. No mulle tundub, et kui... Või siis äkki on täpselt, vaata sa just nimetasid neid näiteid, äkki oligi mingi värk, et me ei kasutanud seda äkki sihtotstarveka, nagu FIFA küsis, kuhu see raha läks, vaata. Ma ei tea. Seda võib tagasi. Võimalik. Vaata, igast asju võimalik, nii kui me ei tea, siis me siin istume mingi sauna eesruumis ja räägime mingi teooriad. Aga selleks, et saaks seda kontrollida, isegi ma saan aru, igast asju, meil on mingid ärisaladused, nagu isegi MTV jalgpalliliidud, nagu näiteks konkurents teiste jalgpalliliitudega, sa ei pea andma seda ikka avalikkusele nagu paberi järgi kätte. Aga sa võid teha kas auditi, kes siis tutvustab tulemusi, sa võid näidata seda redakteeritud vormis, nagu et näed, et umbes siukse raha saime, panime sinna kohta. Et see on nagu füüsiliselt suurusjärgud ja kuhu need läksid, see on ju täitsa õige. Ja loomulikult keegi ei taha teada, kui palju viivad pealt maksab teistel. Nagu tegelikult me tahame, see oleks põnev, aga lihtsalt aru saada, võib-olla ongi mingi konkurentsileppe, see on normaalne. Aga ongi, et kus, nagu täpselt nagu sa ütlesid, et tavai, me tahame toetada, mis iganes, ma ei tea, naiste jalgpalli, mis summas, kellel läksite, kas te ehitasite mingit, ma ei tea, väljakuid, treeningväljakuid, sponsoreerisite treenerite koolitusi, mis iganes vaata. Vaata, seal ongi küsimus, nagu see on kahetine küsimus. Üks on see, et kui sa ei küsi seda raha, siis miks sa ei küsinud, kas seal on mingi kaalutlusotsus, kas see on põhjendatud otsus, et sa ei küsinud seda raha. Kui sa ei küsinud seda raha, sest sa ei viitsinud, ei tulnud selle peale, siis meil tekib jälle küsimus nagu juhatuse liikme ja hoolduskohustust. Kui sa küsisid selle raha, sa said vähem, see on nagu košer, kui sa paid selle raha õigesti, see on ka fine, aga me peaks, see teine pool, et miks me ei küsi. Mul oli mingi üks asi veel, ma tahtsin öelda seda, et kui ma mäletan õigesti, siis Klavan kuskil mitte nüüd hiljuti, vaid natuke aega tagasi, ütles mingi sellise lause, et ta läks küsima juhatuse koosolekul, andke mulle finantsandmeid. Ja talle öeldi, et kuule, et ei saa, ja siis lõpuks öeldi, et okei, kui sa tahad, siis põhimõtteliselt mine sinna ruumi ja vaata seal. See on väga halb praktika, sellepärast, et ma ei usu, et juhatlikud võivad aru saada sellest. Neil endal on samamoodi. Et see ei ole nii, nendel on ka vastutus, see ei ole nii, et meil on Aivar Pohlak president, tema vastutab teie rauaga. Enda vastutusalas, kui see on ju määratud noortetöö, liidud ja nendasi. Kui seal toimub mingi jama, siis esimene inimene, kelle otsa vaadatakse, on see juhatusliige, kelle see määrati. Sa võid lõpuks rääkida nii palju, kui tahad, et näed, et Aivar käskis on ju. Aga sina oled see, kes satub pahandustesse esimese asjana. Ja kui seda ei teadvustata, siis meil tekib, see on fundamentaalne probleem. No aga siis ongi, siis ei tahagi, et väga asjad rändamale läksid. No täpselt. Aga see ongi tegelikult motiiv, miks juhatuse liikmed võiksidki Aivari poolt olla. Ta on nagu kaitsekiht. Või ka vastupidi. See tekib ka olukord selles, et kui Aivar on sikku mänginud, siis nende pea on pakul. Ja nemad peavad tulema kollektiivselt nagu ütlema, et kuule Aivar, sa ei saa enam sikku, sa pead näitama, mida sa tegid, sest mina satun muidu ohtu. See on see küsimus. Kas seda reaalselt tehakse, see on teine asi, aga mina näen nagu nendel juhatusliikmetel seda ohtu. Ja ma tahtsin tegelikult tuua ühe asja veel sinna juurde, kui ma räägin rahadest. Teleõigused, kuulasin seda Klaavani podcasti ka. Nii Veskimäe kui Tefa mõlemad viitsid Islandile, et Islandil saavad klubid suurem osa või märkimisväärse osa oma käibest või tulust teleõigustelt. Eesti Jalgpalliliit on kajastanud 2022 aasta majandusaruandes teleõigustelt saadud tulu 5,5 miljoni euro osas, 2023 aasta 3,2 miljoni euro osas.
mis see on, kas see on kõikide koondiste pealt saadud teleõiguste tulu, kas see on Premiumi liiga pealt saadud tulu, kas see on kokku? Ma ei tea, sealt ei selge on ju. Aga noh, mis on nagu selge on see, et ega see raha otseselt klubideni ei jõua muud moodi kui Jalgpalliliidu toetust on ju. No kui see üldse jõuabki, otseselt räägime, siis on ka solidaarsusmehhanismid, nagu ma aru saan, et muud moodi nagu otseseid neid teleõiguste rahasid kaudselt otseselt ei jagatagi. Noh, ja nüüd tekib küsimus, et kui see raha tuleb sinna sisse, siis kas äkki mõistlikum oleks jagada kuidagi klubide vahel ära või siis tehagi eraldi keha Premiumi liigale. Ja Premium liiga siis hakkab ise neid teleõigusi vahendama või siis... Mul on hea mõte, MTÜ Premium liiga ja Aivar Pohlak, MTÜ juhatuse liige. ma ei näe probleemi sellest. No nii palju, kui ma ei tea, Aivar siin rääkinud on avalikult, on ju, et ühtegi dokumenti me ju näinud ei ole, et me tegelikult ei tea, mis need teleõiguste tulud Premium liigale on ja mis need kulud on. Tegelikult seda me enam saame aimata, et ETV-l on ikkagi kulud, et ETV kannaks seda Ihlekontoritelt ja asjadelt saab natuke tagasi, et... koondis on põhiline. Kui me räägime nendest summadest, siis eks me tegelikult räägime ikkagi suurest koondisest. Ja Premium liiga on Kihlveokontorit, ega Soccernet ju ei maksa sulle selle eest. See on enda OÜ ju, jah, ongi OÜ võtivärk, isegi kui sa teed selle raha ringis, on ju kõik üks sama pott. Kuigi see 22 võib olla veel midagi isegi COVID-i aegsest teleülekantest, mis meil õnnestus seal maha müüa. See oli 20 pigem. Need rahad võivad hiljem ju aastas viimata võivad. Aga see on ikkagi ilmselt suurest pannes väiksed summad. Just küll, jah. No, et ma näen nagu seda, kui TFA ja Veskimäe näevad seda võimaliku turuallikana, siis kaks kätt poolt ja küsimus ongi, et jällegi, et kas liidus on tehtud mingi strateegiline otsus seda mitte teha ja kui see on, siis mis kaalutlustel ja siis need kaalutlused peaks olema ka välja kommunikeeritud eelkõige liikmetele, eelkõige Premium liiga ja esiliiga klubidele. Mitte, avalikkusele muidugi peaks ka teavitama, aga nagu põhjalikult peaksid teadma seda need inimesed, kes teevad ärilisi otsusi sellel turul. Sest ega laias laastus on ju niiviisi, et meie tippklubide see rahaline baas on ju ehitatud üles niiviisi, et sa kas leiad kuskilt mingit ilgelt hea mängija ja oled sellega 2-3 aastat hoiad nagu pead vee peal. Aga peamiselt peab sul tulema raha sponsoritelt ja kui sa tahad jõuda, nagu Paide jõudis altpoolt üles, siis sul peab olema see sponsori raha all. Aga sponsorid on enamasti ju ärimehed, nad tahavad teada, mis mängu ma nüüd lähen. Ja kui need reeglid on läbipaistmatud või ühele poole kaldu, siis... ärimehed on ka erinevad, vaata, Viktor Levada näiteks ja Nikolai Bordakov nad väga ei tahagi, neil sobib selline ärikultuur. Mängukain võib ka äri üks osa olla, et kalli sobi siis selle äride kõrval. Ei, muidugi ongi, see ongi nagu, Eestis ongi nagu see emotsionaalne raha, on meil olnud ju käibefraas juba natuke aega, aga kui Jalgpalliliit ise taunib emotsionaalset raha, siis sa pead tegema selle süsteemi nii läbipaistvaks ja nagu normaalseks, et siis investorid tahavad tulla investeerida sellesse mängu, mitte lihtsalt niiviisi, et täpselt ongi Levada ja Bordakov elavad oma ambitsioone läbi. Et neid inimesi, kes saab tulla, on käpu täis. Aga kui me tahaks nagu teha mingit reaalset äri, näiteks nagu Riia RC teeb, seal on nagu rahad päritul on nagu on, aga vähemalt seal tehakse mitte nagu lõbu pärast, vaid seal ikkagi üritatakse mingit nagu süsteemset äri teha. Keegi tahaks tulla Eestisse seda tegema, siis mina näen, et takistus ongi need läbipaistmatud mehhanismid seal Jalgpalliliidus. No vahet pole, kes selle lõpuks 19. juunil selle presidendi valimised võidab, ma arvan tegelikult nagu kõikidele klubidele ka, kes sinna siis nagu üldkogule tulevad, et pärast seda võiks ikkagi see pilt nagu just kas rahastuse allikatest, üldisest seisust nagu võiks ikka selge olla ja ma ütlen, see on klubide konkreetne kohustus need asjad selgeks teha, et ma endal tundub, et kui me rääkisime enne nagu Jalgpalliliidu või hoolsuskohustuse rikkumisest, siis klubidel me ei saa nagu sellist hoolsuskohustust nagu panna, aga nende enda vastutus on see, millele tahaks küll nagu südamel üldse koputada. Täpselt. Vaata, ja see ongi see, klubide vaatast on nagu raske on hammustada seda kätt, mis sind toidab. Ja kuna see väikeklubide jaoks, mina olen aru saanud, peamine rahaallikas on solidaarsusmehhanismid.
ja võib-olla KTM-i müük on ju seesama hea tahte kokkuleppe põhine müük on ju. Lõpuks ongi see, et sa pead sinul endal MTÜ juhatuse liikmel on ka hoolduskohustus on ja sa peadki mõtlema, et kas ma nüüd teen enda MTÜ-le ja nendele lastele, kes siin treenivad ja nendele täiskasvanutele, kes mängivad, proovivad teha professionaalselt karjääri on ju. Kas nende vaatest on hea, kui ma nüüd teen selle valiku või mitte. Ja kui see süsteem on ehitatud nii, siis ma saan aru, miks on nii raske seda otsust teha. Aga minu arust võiks vaadata nagu laiemat pilti ja näha seda, et panused, kas tuleb läbipaistva süsteem, kummaga tuleb läbipaistva süsteem, see ilmselt tuleks Klaavaniga. Aga ma loodan, et kõik need jamad ja kõik need mõtted ka, nagu head mõtted, mis on ringelnud siin Team Klaavani panuse tõttu. Aivar võtab vähemalt mõned endale nagu kõrva taha ja üritab teha ka paremat süsteemi kui praegu. No me kõik loodame seda. Kuule. Lootus selle viimase seda. Ma ütlen naljaga pooleks selle viimase lause peale, et selle viimase kommentaari peale, et siis tegelikult peaksid võib-olla kõik nagu noortega tegelevad MTÜ-d üldse nagu Eestis minu meelest nagu jalgpalli ära lõpetab nagu selle nurga alt, et kui meil tuleb seal 8-aastane poiss, tuleb lootusest trenni, et temast võib järgmine Messi saada, siis tegelikult me ei suuda tagada seda vaata, et siis nii-öelda siis ühesõnaga selges. Kuule, aga super, ma arvan, et me käisime väga hästi, mulle väga meeldis su vaatenurk ja sa puudutasid neid asju, mida me oleks ise ilmselt sellise vaatenurga alt isegi saanud vaadata. Nagu tavaks on, ma olen ainult 2 lõpuküsimust, üks neist väga lihtne ja teine veidi pikem. Kui vana sa olid aastal 2007? 11. Kui vanaks sa saad aastal 2029? 31. 11 kuni 31. Ja nüüd viimased lõpusõnad, üldiselt sa oled ilmselt meid kuulanud nagu fänn, nüüd sul on võimalus öelda fännidele midagi lõpetuseks. Sa võid vaadata kaamerasse, sa võid lihtsalt meile otsa vaadata ükskõik. Ma vaatan siis kaamerasse ja ma panen südamele kõikidele klubidele. Kindlasti osalega rohkem jalgpalliliidu töös ja aktiivselt suruge enda nii-öelda õigust peale, selles mõttes, et küsige ja osalege võimalikult palju ja fännidele ma lihtsalt loodan, et te käite Eesti jalgpalli vaatamas, sest see toob mängijatesse rõõmu ja see on endal ka tore. Aitäh sulle, aitäh teile ka kuulamast ja järgmine nädal siis on viimane episood enne valimisi, siis vaatame, millest me räägime. Aitäh, Andrik! Aitäh sulle!